Helistame 50 ehitajale. Ja kuule. Tervist! Tere. Andrias siinpool. Jaa. Kas te tegelete ehitustöödega Tartu kandis? Kas te teete ehitust Tartus? Teeme ehitust. Okei. Ma vist mõtlesin, et kas teil praegu oleks muidu töid juurde ka vaja või pigem on tööde kalender nagu väga pungil? Nüüd ka on nipetanud, et mis tööd sul on? Ma ei tea, oleneb, mis töödega te tegelete selles mõttes. No põhimõtteliselt kõigega. Üldehitus. Okei. Üldehitus, jah. Ja te teete alltöövõtjana või Ei, erakliendina? teeme ise eraldi teeme. Okei, väga lahe. Ei, mul on lihtsalt süsteem, kuidas Eesti ehitusettevõtetele nagu objektikülastusi iga kuu juurde saada. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kas oleksid avatud võib-olla ma ei tea, järgmise nädala keskel näiteks videokohtumisel, kus ma lihtsalt näitan, kuidas sa võib-olla saaksid objekti juurde Eestis. Ja kui see on midagi, mis võib-olla kõnetaks rohkem, siis me saame edasi vaadata, aga kui sa vaatad, Pigem on seda tööd tuleb praegu väga palju, et teil tuleb tööd väga palju praegu. pigem on just niipidi, jah. Et pigem just töötajaid juurde vaja. Pigem seda, jah. Okei, siis on hästi. Seda muret meil ei ole, jah. Ei, pole probleemi. Mis ajani teil tööde kalender täis on muidu? Kuidas? Mis ajani teil see tööde kalender enam-vähem täis on siis? Sügise lõpuni. Sügise lõpuni, okei. Aga kas see oleks maailma lõpp, kui ma helistaks sulle sügise lõpus tagasi? Enne talve ikka võib helistada, jah. Okei. Talved on tavaliselt keerulised. Okei, no kui teil on praegu hästi, siis mul on seda pigem hea meel kuulda, Jah. et jah, okei. Kuule, aga kõik head sulle, aitäh sulle, Okei. vastu võtsid. Teeme nii. Jah. Tervist! Tere. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andrias siinpool. Kas te tegelete ehitustöödega Tartu kandis? Jah. Okei. Kas tahtsin küsida, et kuidas teil töödega praegu seis on, et kas teil on pigem võiks tööd rohkem olla või tööde kalender on nagu väga pungil täis? Oleneb, mis ehitustöödest jutt käib. Me oleme suht spetsiifilised. Okei, mis mõttes? Me ei tee nagu kõiki üldehitust. Mis tööd teile nagu huvi pakuvad? Põhimõtteliselt mul endal ühtegi objekti ei ole, aga mul on süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele Eestis nagu töid juurde saada järjepidevalt, et ma lihtsalt mõtlesin, kas see oleks midagi, mis praegu teile võiks kasulik olla või pigem nagu praegu pole mõtet. Hetkel nagu pigem ma ütlen, et ei ole mõtet, sest mul on viimased 13 aastat on olnud suhteliselt kindlad koostööpartnerid. Sellega ma tegelen. Okei. Te teete muidu alltöövõtus või? Jah. Te teete pigem alltöövõtus, okei, te otse eraklient. Ma teen nagu nendega koostööd. Et te nagu otse erakliendile nagu ei teegi põhimõtteliselt? Eraklienti ma üldse ei tee. Okei. Eraklienti ei ole aega ja tahtmist jageleda. Ei, arusaadav. Siis on hästi, siis ma tean vähemalt, saan arvestada. Jah. Et okei, vabandust, ma tülitasin sind. Ei ole mul. Okei, kõik head sulle. Näeme. Täna tuleb pikk pärastlõuna. Ja kuulen. Tervist! Tervist! Kas ma räägin? Ja räägite? Tervist, Andrias siinpool. Kas te teete Tartus ehitustöid? Vastab tõele. Okei. Et ma tahtsin küsida, et kas teil oleks praegu töid juurde ka vaja? Või on tööde järjekord pigem nagu väga pikk? Kui aus praegu olla, siis meil ongi tegelikult siuke väike rahulikum aeg hetkel. Okei. Ei, Mida oleks pakkuda? Ma helistasin sellepärast, et põhimõtteliselt mul on süsteem, kuidas nagu Eesti ehitusettevõtetele nagu töid juurde saada, nagu kohalikult. Et ma mõtlen, et kui ma saaks sulle Tartus iga kuu 10-15 objektikülastust juurde iga kuu, et kas see oleks väärt natuke pikemat juttu vähemast ka või pigem mitte? No oleneb objektidest ja oleneb, mis sellega kaasneb. Okei.
Selles mõttes, mis töid te teete nagu ehituses muidu? No meeleldi teeks nagu siukseid eramaju ja ütleme uut ehitust, aga noh, kui ei ole, siis kõlbavad remonttööd ka. Et pigem ikkagi eramaja, jah? No põhimõtteliselt siuke puitkarkassiga, seal on nagu siuke lihtne asi, et Mul laduda kuskilt ei tahaks. ja mul just on praegu üks Tallinnas, kes teeb eramaju ja tal nagu läheb väga hästi, et ma arvan, et mul oleks mõistlik sulle ka näidata, et mis ma nagu talle olen teinud viimase mingi paari nädalaga. Aga mis sa arvaksid sellest, kui näiteks, noh, nüüd on muidugi reede juba, aga näiteks järgmisel nädalal teeks sellise kiire 15-20 minutilise videokohtumise, ma just näitan sulle ära, mis ma nagu teen, mis ma olen teistele ettevõttele teinud. Kui sa näed, et sellel asjal võiks potentsiaali olla, siis saame edasi vaadata. Ja kui sa vaatad, et see on mõttetu crap, siis siis ma ei solvu, see on täiesti okei. Okei, aga kus sa üldse minu numbri said või mis kaudu või kelle kaudu? Ma sain inforegistrist. Ja avalikult on üleval, jah. Okei. Aga mis on nagu, küsin lihtsalt, et mis see nagu siis endast kujutab, see on nagu mingisugune netiteel mingi teema või mis asi see nagu endast kujutab siis? Jaa, ikka. Põhimõtteliselt see on nagu 4-1 lahendus, et seal on nagu pandud kokku turundus, pluss siis see, et ma ise helistan kõikidele nendele kontaktidele, kes tulevad ja ma lepin kokku nendega ise objektikülastusaja, nagu põhimõtteliselt teie nime alt. Et sul lihtsalt jääb vaadata kalendrisse ja minna objekti külastama põhimõtteliselt. Ja kõik need objektikülastused on nagu kvalifitseeritud ka. Et need ei ole lihtsalt need hinnaõngitsejad, vaata. ma tean, et sa oled ka kokku puutunud kindlasti nendega. Aga mis see nagu siis nagu sinu teenus või mis see nagu maksab või mis asi see nagu siis on endast kujutab? See oleneb natuke sellest, mis lahendust ma täpselt teile teen. Et ma ütlen ausalt, see ei ole nagu mingi mega odav teenus, aga kuna see selles mõttes ikkagi toob teile konkreetselt nagu töid ja objekte sisse, siis see on igale ühele praegu ära tasunud ennast. Et ma räägiks sellest natuke pikemalt videokõnes, ma arvan, kui see on okei. Okei, aga mingi suurusjärk, mis suurusjärk, kui sa võiks jääda, siis mingi kuutasu, mis asi see on see? Ja no see tasu koosneb põhimõtteliselt 2 asjast, et üks on nagu teenustasu, on ju, ja teine on reklaamieelarve, millega me siis peale lähme. Et no, ma ei tea, tavaliselt jääb sinna, noh, oleneb hästi palju, aga sinna 1000, paari tuhande ringi oleneb. See on siis kuutasu, jah? Jah, aga ma räägin, ma ei ole saanud sulle isegi selgitada, mis sa nagu selle eest saad, sest kui see on umbes sama, kui ma tahan maja renoveerida ja siis ma küsin kohe, mis su ruutmeetrind on või midagi sellist. Et noh, ma arvan, et see on umbes sama. No ma ei tea, võib ju mingisuguse kohtumise ära teha, et selle eest ma arvan, et midagi maksma ei pea. Ei, kohtumine on tasuta. See ei kohusta sind mitte millekski. Pärast esitatakse juba sellest mingi... Ei. Tavai, sain kirja. Aga näeme siis järgmise nädala kolmapäeval, kui sul mingi küsimusi tekib asju, siis võid mulle kirjutada lihtsalt. Teeme nii, kõik head sulle. It's too easy. Jallo. Tervist. Ja tere. Kas ma räägin? Ja. Tervist, Andreas siinpool. Kas te tegelete Tartus ehitustöödega? Ja. Okei. Kas te teete eraklienti ka või pigem alltöövõtus? Ikka no oleneb, mis mahus, kus täpselt, mis tööd. Okei. Ei, ma tahtsingi lihtsalt küsida, et kas teil nagu oleks praegu tööd juurde vaja või pigem on nagu tööd järjekord on nagu väga-väga täis? No näiteks, mida pakute? Oleneb, mida sa teed. Selles mõttes, et... Kus te helistate? Jaa, ikka. Mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele objekte juurde saada, nagu iga kuu järjepidevalt, nagu kas või Tartus näiteks kohalikult. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kas sul võiks sellest praegu kasu olla või pigem on see, et sa jõuaks neid kõiki töid ära teha isegi? No pigem mitte praegu. Okei, saan aru. Mis ajani sul tööd järjekord on praegu umbes? No, oota, mis ettevõttes sellist? Ma helistan iseenda ettevõttest. Nii, ja mis see küsimus nagu on?
ja küsimus oligi see, et kuna mul aega on, kui ma ei tea isegi, mis mahus teha, siis kuidas ma oskan sulle isegi öelda, kuna mul aega on. ja ikka, ühesõnaga küsimus on see, et kui ma saaksin sulle iga kuu nagu 10-15 uut objekti külastust juurde Tartus, et kas see oleks väärt jutuajamist või pigem ei oleks sellest sulle kasu praegu? 10-15 objekti külastust ei too mulle mitte midagi. No selles mõttes, et statistiliselt sul saan aru, mingi... kui sa ütled, et 10-15 objekti sul on iga kuu anda, siis too on teine tera. No nii palju sa jõuaks ära teha, ma arvan. 10-15, kui ma võin käia, kui sa saadad mulle hinnad, mis hinnad on sul kokku lepitud ja mina käin läbi, ütlen, et kas nii sobib või ei sobi, aga niimoodi, et ma teen kellelegi 10-15 hinda kuus, siis selleks mul kahjuks aega ei ole. No kuidas sa muidu kliente saad, kui sa hinda neile ei tee? No jah, ma lähen ennem vaatan, ma teen hinna sinna, kus ma tean, kus ma midagi saan. Mitte, et ma istun päevad läbi kuskil, teen kellegi hinda, mis mind mitte kuhugi kunagi ei vii. No jaa, aga enne sa käid ju objekti läbi ka, on ju? No enne ma väga isegi ei lähe objektile. Teed esialgs hinna lihtsalt? Jah. Okei. Arusaadav. Siis ma arvan, et see süsteem ei oleks sulle just kõige kasulikum, et jaa. See on miinus. Mis asi on miinus? See asi, et kui ma peaks sõitma kõikidele objektidele, päeval vaata, mis ajakulu sul on. No see on osa müügiprotsessist, ma arvan nii. Või noh, eks see igal ajal on erinev arvamus selles mõttes muidugi. Aga ma ei tea, minu arust see on osa nagu müügiprotsessist oma nagu nägu näidata ja siis teha hinnapakkumine ära, sest päris... No see ehitus, jah. Jah, aga noh, ehitus ei olegi müügitöö. Mis ta on siis? Ehituses loeb kiirus ja raha. Kedagi huvitab, mida sa müüd. Kõik huvitab, kui odavalt sa lihtsalt midagi ära teed. No ma päris ei nõustuks, aga kindlasti võib olla neid ka, jah. Aga ei tea, et sa vastu võtsid ikka. Oli tore vestelda. Jah, teeme nii. Okei, kõik head sulle. Sulle ka. Jah. Tervist. Tere. Kas ma okei. Ma ei tea, kas see tõi kirjamine, kellega sellest rääkida, aga ma tahtsin küsida täna, et kas teil oleks töid vaja Tartus juurde seoses ehitusega? Kui ma sulle päris ausalt ütlen, siis me oleme suht kinni terve see aasta, et meil ei ole üldse võimalik. Terve aasta on kinni, jah? No mitte nüüd jah, ma võin öelda küll, et terve aasta. Okei. Ei, siis on hästi. Ei, mul on süsteem, kuidas nagu objekte juurde saada, nagu Eesti ehitusettevõtetele, aga kui sa ütled mulle, et sul on nagu kõik jumala hästi ja töid on räigelt palju, siis ma arvan, et ma ei saaks sulle väga kasulik olla. Jah, ma usun küll. Okei. Jaa, aitäh, et sa vastu võtsid. Teeme nii, kõik head sulle. Tervist, ma räägin... Olen jah. Jaa, tere. Andreas siinpool. Kas te tegelete ehitustöödega Tartu kandis? On ikka ette tulnud, jah. Hetkelgi ehitame. Hetkel ka ehitad? Oled objektil praegu, jah? Jaa, ma olen objektis. Okei, väga lahe. Ja ma tahtsin lihtsalt küsida, et kas teil hetkel oleks muidu Tartus töid juurde ka vaja? Või pigem on tööde järjekord nagu ülipungil? No, on nii ja naa, jah. Räägi, mis sul mõttes mõlgub? Mis sa teha tahad? Jaa, ikka. Ei, põhimõtteliselt mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu Eesti ehitusettevõtetele objektiga kuiselt nagu juurde saada. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma saaks sul iga kuu nagu 10-15 uut objekti külastust juurde Eestis, et kas see oleks väärt nagu kiiret jutuajamist või pigem nagu pole mõtet praegu? No hetkel on mul lihtsalt keeruline vestelda, muidu ma oleksin veits huvitatud kuulama, mida sa rääkida tahad. Ei, selles mõttes me ei pea üldse nagu kohe praegu rääkima, et no just, sellele ma vihjangi. Jaa, ikka, et lepime mingi teise aja kokku. Absoluutselt mingi, mis meil on siin, nädalavahetus tuleb, on ju. Et ma ei teagi, kuidas sa ise mis ajaga sa töötad või sa oled ka niisugune vabakutseline, et siis kui sobib lihtsalt. Ma arvan, et ma olen nagu sina, et ma olen nagu vabakutseline, et minul, ma ei tea isegi, mis päev täna on selles mõttes,
no ideaalis muidugi mulle sobiks teisipäev sellisel juhul. okei, me võime teisipäeval teha küll. mingid sitaks plaane nagu pika nädalavahetusega seoses. ja ei, ma saan aru. et esmaspäeval me sööme kilo võileibasid ja vaatame paraadi, et esmaspäeval ei hakka nagunii tegema. et mis sa arvad, mis kellaajal sul võiks teisipäeval üldse sobida? kohe hommikul mulle ei sobi kindlasti, aga pärast seda ma olen juba üsna lahke, niisugune lõunapaiku ja nii edasi. okei, et näiteks mingi, ma ei tea, 1 paiku või? jaa, absoluutselt. okei, mis meiliaadressil võin sulle need videokohtumise meeldetuletused asjad saata? Tonu teeb nagu firma mulle, tonuteeb@gmail.com. okei, et sinna lihtsalt tulevad nagu meeldetuletused, paar tutvustusvideot, sa ei pea neid vaatama, sa võid. Mida varem, seda parem, sest mul ongi võib-olla äkki ma nädalavahetusel tiksun kuskil, siis saan nagu sisse ennast ka nagu sõita sellega. Okei, aga davai, näeme järgmisel nädalal kell 1. Teeme nii, davai. Kohe kõik head sulle, edu objektil. Jaa, kuuleb. Tere, Andres siinpool. Kas te tegelete ehitustöödega Tartu kandis? Jah, teeme neid ka, jah. Pigem tegelete millegi muuga, tundub. Ei no betoon on. Oota, Andres ei tule üldse ette. Oleme kogu kuskil kohtunud parem. Ei ole, ma istun sul praegu täiesti lambist põhimõtteliselt. Et ma tahtsin lihtsalt küsida, et kas teil oleks nagu neid betoonitöid praegu juurde vaja ka Tartus või pigem on nagu tööde kalender nagu pungil? Ei ole. Praegu on rahulik. Et teeme ikka hinnad ära ja siis vaatame, mis mõttes on üldse, mida pakute üldse või mis teil seal huviorbiidis on? Jaa, mu huviorbiidis on lihtsalt see, et mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu Eesti ehitusettevõtetele nagu objekti juurde saada. Et ma lihtsalt mõtlesin, kui ma saaks, ma ei tea, oleneb, kuidas teil on, kas te üldse objekti külastasid ette ka enne hinnapakkumist või pigem mitte? Ei, kes neid jõuab külastada sellega, see kõik on projekti põhjal teed tegelikult. Okei, et sa teed lihtsalt hinnapakkumisi? Jaa, aga ilmselt kui on kuskil ligidal siin Tartu ümber, siis võib-olla mingisugune selline sõlm on, mida ei oska tellija lahendada või informeerida, et siis tuleb minna, aga üldiselt ei käi ikka. Okei. Aga te teete muidu ainult betoonitöid või midagi muud ka? Ei, üldiselt on betoon, jah. Okei. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et kui ma saaks sulle, ma ei tea, ütleme 10-15 uut objekti külastust või näiteks kas või telefonikonsultatsiooni juurde iga kuu, nagu Tartu klientidega näiteks. Et kas see, ma ei tea, oleks väärt sulle kiiret juttu ajamist või pigem ei köida? Pigem mitte, sest et kogemuslikult on ikkagi see, et potsatab siia et suurematelt peatöötajatelt. Te teete pigem alltöövõttu? No meil on pigem see, jah. Okei, et otse erakliendile ei tee? Me oleme teinud, aga see on, ta päris nii lihtne nüüd ei ole, nagu te seal nüüd välja pakuti, et see lihtsalt võib osutuda mõlemate poolteks nagu aja raiskamiseks, et tihtipeale need ootused on teised, et Ei, mul on lihtsalt nagu süsteem välja töötatud, kuidas saaksite objekti juurde, aga kui sa ütled mulle, et te teete pigem alltöövõttu ja töid nagu on ilusti ees, siis ma arvan, et ma ei saakski teile väga nagu kasuks olla, nii et jah, raske öelda, et ega see juurde saamine, mis see tähendab juurde saamine, et ega see, et ma saan aru, et teie nagu söödaksite mingisuguse päringu lihtsalt ja siis ma peaksin sellele vastama ja siis nagu hakkama alles selguma, ega see töö juurde saamine või mis võikmes te seda nagu pakute ise siis? No mul on tegelikult nii, et ikkagi natuke juba edasi arenenum selles mõttes, et jah, läbi turunduse tuleb kontakt, põhimõtteliselt nagu sa mainisid, aga lihtsalt on see, et ma võtan endaga ise ühendust ka ja reaalselt saan aru, kas nad on reaalselt nagu valmis ostma või nad on lihtsalt hinnaõngitsejad, sest ma tean, et neid on ka hästi palju ja ma arvan, et sul ei oleks mõtet nende peale aega raisata. Et sellepärast ma helistan nad kõik ise läbi. Kui nad on reaalselt potentsiaalsed kliendid, siis ma panen üles selle, ma ei tea, olgu see siis objektikülastus või konsultatsioon või mingi muu asi, et siis tulen nagu, et siis läheb see käiku. Aga jah. Selline nagu Mercelli moodi asi siis lihtsalt nagu spetsiifilisem.
Ütle uuesti palun. et nagu selline Mercelli moodi asi siis põhimõtteliselt. Mercell ma ei olegi kuulnud sellist sõna varem saaksid selgitada, mis see tähendab? see hankekeskkond nagu siis. ei ole hankekeskkond et noh, sisuliselt selles mõttes okay. ei, hankekeskkond ta ei ole jah. aga noh, teine variant, ega niimoodi õngitsemine, no see on kaks varianti nagu ongi, et lihtsalt lähed ju lihtsalt ehituslubade järgi, et ega seal nagu muud varianti ei olegi. Et väljastatakse ehitusload ja siis vaatad sealt, et kui on niimoodi ilge müügitöö isu, et aga ma teisi variante väga ei tea jah. ei no mul on lihtsalt see, et nagu see turundus korjab nagu kontakte, kes on reaalselt teie teinud nagu betoonitöödest näiteks huvitatud ja Okay. siis ma helistan nagu kõik kontaktid läbi. Aga noh, nagu ma ütlesin, kui sa ütled, et sul töid on ja ta pigem teed alltöövõttu. ja no pigem jah, see suund on jah, et ma kardan, et jah, siis läheb lihtsalt nagu. ei, ma arvangi, et teil ei oleks nagu lihtsalt väga sobiv seda teha, et sellest pole hullu. Pole olgu, edu tegemistes ja. jaa, ei, sulle ka, edu teile. Kõik head. Aitäh, et vastu võtsid. Teeme nii. jah, just. Tervist. Tere. Kas ma räägin? jah. Tervist, Andreas siinpool. Kas te tegelete ehitustöödega Tartu kandis? no me tegeleme kõigega. Kõigega? kõigega tegelete? mis puudutab ehitusvaldkonda. Okay. Ja teeme omaniku järelevalvet, ekspertiisi ja kõike muud selliseid asju. Okay. Ütles, et ehitusvaldkonnas oleme laia vapruaga. Jaa. Nii, aga milles küsimus? Jaa, ikka. Ma helistasin sulle sellepärast, et ma tahtsin küsida, et kas teil hetkel oleks töid juurde ka Tartus vaja? Või pigem on nagu tööde kalender on nagu ülipungil? Nii, aga mida sa konkreetselt pakud? Põhimõtteliselt mul on süsteem, kuidas Eesti ehitusettevõtted saavad nii-öelda iga kuu järjepidevalt objekte juurde. Nagu kohalikult siis. Et ma just mõtlesin, et kas see oleks midagi, mis võiks teile kasulik olla või pigem on see, et teil on nagu töid üli palju ja praegu nagu ei ole vaja? No eks praegu ei saa keegi öelda, et tööd on hästi palju. No mul on päris palju öeldud. Ja, praegu ei saa seda kinnitada ja kui keegi ütlebki, et tal on tööd hästi palju, siis ta valetab. Okay, ma pean arvestama sellega järgmine kord, et mulle valetatakse. Okay, aga ma saan aru, et teil siis ei ole tööd järjekord, ei ole ikka päris no muvavalt. Järjekorda ei ole hetkel, jah. Okay, aga kui ma ütlen, et ma saaks sulle iga kuu nagu mingi 10-15 objekti külastust juurde iga kuu, et kas see oleks väärt kiiret jutuajamist või pigem nagu pole mõtet? No see nagu väärib jutuajamist, aga äkki siis räägime sellest nagu siis esmaspäeval. Okay, davai, kuule, aga näeme peale iseseisvuspäeva. Sulle ka, edu. Tšau. jaa, tere. Tere. Kas ma räägin? jaa. Tervist, Andreas siinpool. Okay, selge, aitäh sulle, Marko. Kõik head. Tervist. tere. Kas ma räägin? Jaa. Tervist, Andreas siin. Kas te tegelete ehitustöödega Tartu kandis? Jaa. Okay. Mis töid te täpsemalt teete, kui võib küsida? Oleneb, mida vaja. Ühesõnaga, te teete kõike, mida vaja? Vundamendist katuseni ööne. Okay, väga lahe. Ma tahtsin lihtsalt küsida, et kas teil hetkel oleks nagu töid juurde ka vaja? Või pigem on nagu tööde kalender on nagu ülisõge? Hetkel on praegu suht täis jääne. Okay, saan aru. Mis ajani ta teil täis on umbes? Praegu on mingi jaanipäevani on lõbatud. Jaanipäevani välja või? Jaa, on praegu kõik ära lubatud juba. Kuule, teil läheb siis väga hästi. Ma just rääkisin teise ehitusettevõtte omanikuga. Ta ütles, et kui keegi ütleb mulle, et neil on tööd, siis ta valetab. Nii et mõnel on väga hull seis. Ei no ikka siuke väike erasektoris ikka asjad liiguvad, sellest suurobjektidel on natuke kehva, aga selles suhtes eraobjektidel ikka liigub, aga no lihtsalt ei ole jah Tartu kandis. Te teete kuskil Tartust väljas praegu? No jaa, praegu on üldse otsapidi Rakveres. Okay. Et selles suhtes, et
tuli pakkumine, pidi vastu võtma, ega selles suhtes jah, midagi, Eesti nii pisik, et siin peab igal pool käima. Te teete muidu erakliendile ainult või? No põhimõtteliselt küll on jah, et ma ei ole praegu firmadele, paar objekti olen kunagi firmadele teinud, aga mõtlen jah, et see on nende suurfirmadega nii keeruline, et nendega raha kätte saada ja asjad, et jaa, okei. enamus on ikka eraklient, et see on ikkagi vähe kindlam. Okei, no kas see võiks kõnetada, et näiteks kui saaksid iga kuu nagu objektikülastusi ja objekt näiteks Tartus, et sa ei peaks Rakveres käima näiteks. Kas see võiks kõnetada natuke või pigem nagu on see Rakvere ka täitsa okei koht? Ei, no praegu siin ka, et selles suhtes ei ole väga hull. Okei. Teil on midagi konkreetselt, mingi eramaja pakkumine või? Ei, põhimõtteliselt mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu neid objekte juurde saada iga kuu. Et ma oleks lihtsalt sulle välja pakkunud nagu videokohtumise, kus ma lihtsalt näitan sulle, mis ma olen teistele nagu ehitusettevõtetele Eestis teinud ja kui see oleks kõnetanud, siis ma oleks saanud edasi vaadata. Ja kui see oleks olnud sinust mõttetu, siis oleks olnud nii, et ma ei solvu ega midagi. Jaa. Aga noh, kui sa ütled mulle, et Rakveres on ka väga ilus ja noh, Rakveres ongi ilus selles mõttes, aga siin on ümberringi jah siuke buumprojekt, et siin ikkagi paugutatakse päris palju, et siin ma ei imesta, kui siingi varsti tullakse, koputatakse lihtsalt ukse peale, kuule, et tahad äkki kõrvakrunti ka juba teha või? Okei, ühesõnaga sa oled rahul praegu täiesti tipp-topp, et te Rakveres teid? Jaa, ei, selles suhtes mõtlen jah, mul on graafika täis ka, et selles suhtes mul praegu seda puudust ei ole. Okei. Siis on nagu kõik hästi, et vähemalt saime selle räägitud. Ma saan arvestada lihtsalt sellega. Et see on tore, aga kas ma võin küsida, mis ajani teil see tööde järjekord on umbes? Et sa tundud väga lahe vend, et ma tahaks sulle tagasi istuda tulevikus, kui teil võib-olla tekib tulevikus see probleem, et praegu ma ei oska nii öelda jah, et praegu on jah, et pool aastat on kindel kõik, et selles suhtes, et siin jah. Pigem mingi augustini välja on tööd praegu või? No kindlasti jah, et selles suhtes kõik kokkulepped asjad on olemas, et selles suhtes jah, praegu sinnani ei ole üldse probleemine. Okei, aga kas see oleks maailma lõpp, kui ma helistaks sulle, ma ei tea, mingi augustis tagasi? Ei, no võib ikka jah. Okei, davai, ma helistan sulle august tagasi. Edu Rakveres, see suur pull on väga ilus seal ja midagi muud ei olegi. Päike paistab ja kõik on hästi. Kuule, okei, teeme nii. Edu sulle. Sulle ka. Okei, ühesõnaga panen praegu punkti sellele helistamisessioonile. Saime 3 kohtumist ja ma loodan, et sul oli sellest videost kasu. Näeme järgmine kord.